Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8. kuni 14. juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma kutsun teid üles kanalit tellima. Olete ise kursis kõigega, mis kanalil toimub ja aitate ka minu kanalil kasvada. Ja ka nüüd kaartide juurde. Nädal algab teil siin sauade kuuega. Sauade kuus on võidupadja kaart. See on tunnustuse kaart, see on edukaart, te olete oma töös edukas, märgatakse teie töökust, võib-olla kollektiivis. Antakse mingisugune preemia, ma ei tea, aukiri, tehakse lihtsalt tunnustav märkus. Ühesõnaga, teid märgatakse. Seda tööle pühendumist, sellepärast, et kõrval kohe on tal see müntide 8. Müntide 8 on tööle pühendumine. Müntide 8 on viimase detailini oma töö ja oskuste lihvimine. Midagi sellist, et inimene tõesti nagu teeb niimoodi, et kuskilt otsast ei lase üle jala. Teeb kõik nii nagu peab. Viimase detailini lihvitult. Ta tunneb rõõmu sellest oma tööst. No ja kui seda veel märgatakse ja tunnustatakse, no siis on see ju eriline boonus. Te teete seda, mida te kõige paremini oskate. Ja teete seda rahulikult, pühendunult ja olete selles väga osav. Te olete oma ala professionaal. Edasi tuleb saatuse ratas. Saatuse ratas võib tuua teile sellel nädalal või siin lähitulevikus mingisuguse üllatuse. Mingisugune eluetapp võib tulla, kuidas ma ütlen, me ju ise keerame oma seda saatuse ratast. See võib olla nii, et elu paneb ise teie jaoks midagi paika, asjad hakkavad liikuma nagu iseenesest mingis suunas, kus nad peavad olema ja kuhu nad peavad minema. Edasi tuleb poodukaart. See poodukaart on üks väga huvitav kaart ja kuna ta on siin koos saatuse rattaga, siis poodukaart kutsub meid üles asjadele vaatama natukene teise nurga alt, aga minu jaoks on see poodukaart ka üllatus. Ta on meeldiv üllatus, ta on nagu selline üllatus, kus sa oma sellelt tavaliselt rajalt lihtsalt astud, nagu pead kõrvale astuma mingil põhjusel. Ma olen toonud selle näite, et inimesel tööpäev läbi, läheb poodi, juba plaan on paigas, nii lähen poodi, ostan seda, lähen koju, teen süüa. Siis me sööme perega õhtust. Ja siis vaatame telekat, ühesõnaga, teil on plaan paigas. Nii, olete juba sinna poe poole teel, võib-olla isegi poodi jõudnud, heliseb telefon ja kutsutakse teid kuhugi mujale. See on mingisugune meeldiv kutse, see ei ole, poodukaart ei too ühtegi halba uudist. Poodukaart on üllatus, aga ta on meeldiv üllatus. Ta ei pruugi alati seda olla, aga minu jaoks on tema meeldiv üllatus. Mõtled, et lähen poodi, tegelikult lõpetan, ma ei tea, kohvikus näiteks või hoopis teatris või tont teab kus. Et igal juhul on see meeldiv üllatus ja see on nagu natukene rajalt kõrvale astumine. Et keegi kutsub teid rajalt kõrvale, elu ma ei tea, mängib teile mingisugused teised kaardid kätte seesama saatuse rattaga, et hakkate asjadele teisiti vaatama, näete asju teises valguses. Midagi sellist väga põnev igal juhul. Siis on teil siin mõõkade 6 ja teil on siin veel 2 baasi. Teil on sauade baas ja teil on ka karikate baas. See mõõkade 6 on minu jaoks reisikaart. See võib olla olukorrast eemaldumise kaart, aga seesama saatuse ratas koos selle pooduga võib teile näiteks ka mingisuguse reisipakkumise tuua, täiesti vabalt. See ei pea mingisugune, ma ei tea, soojamaa reis olema või kusagile kaugele. Te ei pea sellepärast Austraaliasse lendama. See võib olla täiesti selline kutse, et ma ei tea, läheme mõnda lossiaeda vaatama. Praegu on suvi, praegu on kõik on täies õies. Nii palju on erinevaid kohti Eesti maa peal, mida vaadata, mida uurida, kuhu minna. See kutse võib täpselt see olla, et läheme nädalavahetusel sinna.
mis sina arvad? Läheme, ma ei tea, külastame mingisugust kohta, teeme midagi. No ühesõnaga, vot see võib ollagi see üllatus, seesama tee pealt kõrvale astumine, oma plaanidest loobumine, mis olid peas olemas. Et meeldiv üllatus. Minu jaoks on see reis, see ei pruugi olla pikk reis, aga see võib olla reis, te võite Lätti minna või võite minna mõnda mõisa aeda vaatama, ühesõnaga natukene loksutama välja ennast sellest igapäeva rutiinist, natuke ennast tuulutama, vot selline on minu jaoks see mõõkade kuus. Ma võtan kätte ja ma lihtsalt lähengi. Lähen välja sellest oma rutiinist, lähen näitan ennast, vaatan teisi. Imetlen seda Eestimaa loodust, mida iganes, lähen loomaaeda näiteks, pole ammu käinud. Ja siin all need 2 baasi, see Saude baas, tema on siuke lapseliku energiaga, tema tahabki minna, sest tema tahab asjad ära teha, tema tahab peale hakata. Tema on kannatamatu ja ta on nii uudishimulik, ta tahab näha kõike, vaadata, ta ei vaata ainult seal aias ringi, ta läheb otsib oravapesad ka üles, vaatab, kas neid on seal või ei ole seal. Vot selline ja seesama karikate baas siin, tema on emotsionaalselt, tal on nagu hea olla seal, kuhu ta läheb. Et baasid tulevadki uudistega ja see karikate baas, ta on ka samamoodi selline, kuna karikad on meie emotsioonid, meie tunded, meie mõtted ja meie suhted, siis on nagu väga vahva. Ma tõesti loodan, et seesama vahva reis saabki olema, kus on uudishimu, kus on põnevust, kus on väga hea seltskond, emotsioonid on laes, ongi lõbus, ongi tore, on just täpselt see, mida te nagu ootate ühelt selliselt reisilt. Ma loodan, et see saatuse ratas keerab teile siis kas sellel nädalal või lähitulevikus mõne toreda reisi kuhugi ilusasse kohta. Nautige seda nädalat igal juhul. Võite ka mulle teada anda, mis üllatus teil varuks on, mis üllatus elul teie jaoks varuks oli. Aga selline lugemine tuli teile, armsad hamburid, selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kiitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.